Tere tulemast vaatama saadet Ela hästi. Tänases saates tutvustab Urmas Sõõrum oma lemmikotletti, paneb kokkamispõlle ette ja koos hakkame temaga seda messerdama. Praegu aga oleme külas Metsatöllul. Me hakkame temaga maitsma Eesti parimaks vegan tooteks nomineeritud tooteid. Me oleme stuudios, kus muuhulgas lindistab oma muusikat ka Metsatöll. Mul on siin karvane mees, palju head sööki. Asume asja kallale. Tšau, Markus! Tere, Liisa! 4. novembril on taimetoidumess ja siis kuulutatakse välja Eesti parimad vegan tooted. Ja ma kutsusin Markuse endaga siia testima. 5 erinevat toodet on. Meil on siin kõik olemas erinevates variantides. Kui palju sa vegan toitu muidu üldse sööd? Muidugi ma olen söönud midagi varem, mõnda kotletti, ma olen kuskilt Rimi kuumalt letilt nagu proovida võtnud ja niimoodi, aga nüüd nii spetsiaalselt vaadates seda lauda siin, siis kindlasti on midagi uut ja huvitavat. Sükest puhast veganlust on nagu Petalis nagu hästi palju. Muidu sa oled ju loomasõber ja ega need loomateemad sulle vist ju lähevad päris hinge, eks ju? Jaa, ikka lähevad, jah. No igale hevimehele lähevad loomad hinge. Iga hevimees on tegelikult sooja südamega, eks ju? No ikka. Nii, mis meil siin on? Meil on Karutalu šokolaadid, siis on meil ühed taimsed kotletid, uvikotletid, meil on Bon tofud, Bon maitsepärm, biomenu banaanileib ja siis mina tõin siia juurde veel loodusväe tofud, sest et minu meelest need peaksid ka siia kategooriasse kindlasti käima. Aga proovime seda, siin on tofu, tilli ja peterselliga. Võta endale siit nüüd üks tükk. Ma tunnen siin selliseid kuivanud ürta. See on see saepuru, mida sa arvasidki, et vegan toit on. Armas vaataja, nagu näete, kohe pettumus on saavutatud. See on hea, sest see on väga eestlaslik. Kõigepealt kõigest pettuda. Liisa, Indra, lähme kohe edasi. Meil on ju seda siin veel köömnetega. Tulebki rahulikult mäluda, saab selle asja kohe kätte ilusti. Et kui te tuleksite ja ütleksite, et vegan toit see on niivõrd head, annaksite seda. Uskuge mind, siis on nagu... Ma ei tea, kuidas see siia nimistusse sai. Jah, et nagu, Jah, okei. Ärme hoia end tagasi, meil on need üks veel. See lõhnab juba nagu toidu moodi. Siin on nüüd loodusväe tofud, niisuguse sojakastme maitsega. Võtab nüüd siit nurgast selle ilusti ära. Välja näeb nagu mingi maksavorst. Aga vaata, kui moodsalt tehakse toite. CO2 jalajälg, valmistades kasutades taastuvenergiat, fair trade, ökomahe, mis sa veel tahad siia peale? Mul ongi selline tunne, et ainult seda peakski sööma vist või? Jah, ainult seda peakski sööma. Nii, aga nüüd see järgmine, see on chilliga. Aga see on kerge chilliga. Jüli kerge chilli. On jah, tofu, mis tofu ikkagi, midagi olla teha. Sa tead, mis tofu on? Soja kohupiim. Soja kohupiim. On jah. Põhimõtteliselt jah. Aga proovime falafeleid, siis võtame need siit kohe eest ära. Falafel on siis traditsiooniline siuke kikerhernestest tehtud. See on pealt krõbe. No see on väga mõnus. Mingi kerge, mingi tilli või peterselli maitse tuleb siit nagu mulle. Ja siin on sinu lemmik. Võtame siit tükki. Võtame jah. See on siis peedi kotlett. Hästi roosa seest. Ma pean tunnistama, minu meelest seda saab süüa nii külmalt kui soojalt. Ongi. No see on tõesti hea. Tead, ma arvan, see on täpselt niimoodi, et sa kartulitest on kõrini. Võtad mingi värske salati, paned kartu asemel selle veel kõrvale. Idekas. Kas etteruttavalt juba võitja või? Etteruttavalt juba äkki on. No vaatame edasi, me jõuame veel sinna korvini ja... Maitsepärm, tahad vahepeal maitsepärmi proovida? Aga kas sa oled proovinud maitsepärmi? Ei ole. Seleta ära, mis asi on maitsepärm. Näiteks mina ka kohe. Maitsepärm ma näitan, te saate tuttavaks. Oi. Mina olen maitsepärm. Tere. Nii. No, ma võtan näputäie. Ja võin kohe suhu panna. Ikka nagu kartuli krõpsu maitse. Mida sa siis nagu arvad, mis sellega tehakse? Ma ei tea tõesti. Õlut või? Saputad natuke õlu peale. Jaa. Et äkki siis ei hakka pähe. Aga räägib välja siis. Mis sa siin ikka võhikud narritad siin terve Tallinna ees? Maitsepärmi kasutatakse selleks, et saada juustust mekki. Taimetoitlased, kes siis muidu juustu ju ei söö. Lehma piimast, lehm ei ole taim. Selge. Ja siis seda pannakse igale poole suupude peale, küpsetiste sisse,
toidu peale, kui iganes sa tahad. Tahaks peedikotleti juustuga, et siis näete, et võtate maitsepärmi. Bellissimo. Väike sorts ketšupit. Just. Läätsekotletid. Võib aimata, et siin on porgandit ja sibulalõhn. See on õlis praadimise lõhn minu meelest, mis siin on. On küll. Maitse on sama või? Jällegi maitse on puin. See on porgandikotlett siis. No nii. Ega ta pealt nagu ei näegi välja. Kui lahti teed, siis on siuke rõõmus kollane. Mõnus. Mulle meeldib. Ta on nagu maitsekas, pehme, mahlane. On ju? Jah, ongi. Ja, ongi. Et sellel eelmisel nagu oli seda puudust. Ja, ongi. No see on ikka väga, see on täpselt, läheb sinna peedi kategooriasse. Vahet ei ole, soe, külm, lihtsalt võtad leiva asemel näiteks. Porgandi kapsakotlett. No nii, teeme ära. Ta on kõik sellised ühesugused muidu pealt, aga kapsalõhn on tunda. On küll. Kas sulle meeldib kapsalõhn? Jõhkralt. No võt, peedile tuli konkurenti kohe juurde. See on tõesti hea. No see on parem, sest et siin on maitset rohkem. On jah. See kapsa maitse ja porgandi maitse nagu koos on põnevam. On. Ja sibul, noosute, see lõhnab nagu... Mul ei ole enam midagi. See lõhnab nagu mingi siuke vana hea kapsapirukas. No aga vaata, kuna ma olen mees, siis ma ei saa ju oma meelt nagu muuta. Ma arvan, et ma jään selle peedi juurde ikkagi. Kuna peed on nagu üks asi ja ta on nagu nii hästi toimib. Et siis minu jaoks jääb peed. Ma arvan, et kui on valida, et ma jälle kuskil olen, et on taimetoit, kui keegi ütleb peedikotlett, siis ma olen nagu käsi. Nii, aga pane siis jällegi selline tagasihoidlik äärelinna poiss ahetama. Millega sa mind üllatad siis? Gluteenivaba banaanileib. Lõhnab küll nagu banaan. Lõhnab nagu jõulud natuke. Taimetoitlased kasutavad banaani tihtipeale selleks, et asendada muna. Sest et ta tõmbab nii palju kokku. Kasutatakse muid ka hiiaseemneid ja linaseemneid ja mis lähevad selliseks limaseks ja paksuks ja siis sa saad kasutada muna asemel. No täitsa hea on. Jah, mõtle, kui paned selle sooja, paned mingi jäätise peale, pepanjäätis. No, ei. Siia sa tahtsid jõuda juba algust peale, on ju? See on see sädela, see on Snickers, see on vegan Snickers. Okei. Ja see on gluteenivaba, loomavaba. Uskumatu küll hea. No see on hämmastav, kuidas see krübiseb. Ongi. Siin on sees mingisugused salakrüpsud, mis ei paista üldse välja ju. Mis kui suhu paned, see hakkab krübisema. Mis sa ütleksid, mis see lõhn on? Halva. Halva? See on jõhkralt hea ju. See on täiega hea. Karutalust oled kuulnud? Ei. Karutalu on üks hästi ägeda Rootsi naise tehtud pisikene šokolaadipood vanalinnas. Tule võta endale enda oma. Just, jah. Mis see on siis? See on Baileys või? Ma ei teagi. Mingi essents on siin sees. See on siis vegan šokolaad või? Vegan šokolaad, jah. See on ju parem kui mingi... Ma ei ole kunagi söönud. See on ikka nii magus, et ma ei tea, kas ma jõuangi lõpuni süüa. Palun selle tagasi. Mis asi see on? See kuldne. No nii. Vaata kui ilusad. Need on isegi siuksed, et ei taha nagu ära süüa. Ei, ma mõtlesingi, et peab või? Hakkame kulda sööma. Okei, proovime. Ei lõhna kuidagi teistmoodi küll. Aga õhk läks kuldseks. See pole nii magus kui eelmine. See sulab ka kohe suus ära. Hästi šokolaadiline maitse. Kulda ei kulle. Hambaarst, siit ma tulen. Ma saan tunda kohe. Ega see ei ole tervisepood. Ja, ei selge see. See ei ole tervisepood, see ei, aga vegan šokolaadipood. Õudselt hea. Näpud on kuldsed. Nii hea. Ongi. Takistatud näpud. Jah, ongi. Ikkagi. Mis siis meie hinnang on? Et alustame tofudest. See ime maitsev, puine, tõeliselt huvitava koostisega tofu. Et kui edaspidi ostan ikkagi hoopis seda. Et see oli kõige parem minu jaoks. Et see on siis köömnetega. See sojakastmes ei meeldinud mulle tegelikult üldse. Et mulle jääb see ja need kaks jäävad täiesti välja. Okei, ja chili? Et chili meeldis ka. Seda saab ju süüa näiteks panni peale. No täpselt, ongi praed ära. See on ju põhimõtteliselt, kui sa selle ära praed. See on ju nagu praemuna, see on nagu mingi pudru või mingi asi ja see on ju super luks. Kotlettidest, mis sul lemmik on? Mina oma meelt ei muuda, jään ikkagi peedikotleti juurde.
kuidas sulle see banaanileib? Meeldis, aga minu jaoks on ta keeks. Nii, šokolaadiga mind ära ei osta, aga ma ütlen, see Snickers, see on ikka puhas kuld. Ta on mitmekesine, seal on neid pähkleid, maitseid nii palju ja teiseks ta ei ole nii magus. Ta on täpselt eestlasele paras, kes ei taha nagu liiga magusaid asju. Aga mis nendest asjadest on sinu jaoks kõige põnevam, et võiks olla sinu jaoks vegan toode 2017? Peidikotlett ja ongi kõik. Markus Laits! Ma ütlen, ma ei näe nagu mingit muud. Esiteks, miks ta võitis? Ta tegelikult on lihtne. Ja ta on nii külmalt kui soojalt ühtemoodi hea. Ja temas on see moment, et ta ei käi närvidele. Väga äge sulle, Markus. Aitäh! Põnev oli sinuga maitsta. Väga lõbus. Ikka. Eestis on üks põnev ettevõtja, kes on väga vaimse maailmavaatega ka seejuures. Ta on vabamõtleja ja ta on suutnud leida kesktee äri ja vaimsuse vahel ja sellepärast me temaga täna räägimegi. Urmas, ma tahaks küsida kohe alustuseks sinu päevarutiini kohta. Et olen lugenud, et sa teed joogat, sul on oma põhimõtted, kuidas sa toitud, kuidas su päev algab ja mismoodi nagu see päev üldse välja näeb sul? Alustan oma päeva tavaliselt, läheb umbes 5:30 uni ära, tõusen püsti, lähen välja, püherdun kastese rohuses, naudin seda täiega. Vaatan, tervitan päikest natukene, lähen, käin kuuma duši all, võimlen. See ei ole päris jooga, aga ma teen igasuguseid miksasju. Panen oma organismi päevaks käima. Need on sellised venitusharjutused või on raskusharjutused ka? Kõik, need on venitusharjutused, need on igasugused koputamised, patsutamised, siis on oma siseorganite, nagu ütleme niimoodi, kerge massaaž ja siis seisma jäänud energia välja hingamine ja uuega täitmine ja siis rõhu ühtlustamine, ütleme välis ja siis sisekeskkonna vahel. Oota, enne kui me edasi lähme, kuidas see käib? Ma tahaks kohe teada. Et mismoodi näiteks sa saad aru, et nüüd kuskilt võiks energia... Ei, natukene masseerid ära, hingad talle siis nagu niisugust puhast energiat sisse, oleneb näiteks makspuu energia ja magu ja jämesool, maaenergia ja kopsud, metallienergia, neerud veeenergia ja teed mõningad sellised harjutusi, et hingad seda energiat sisse, siis teatud häälitsusega siis seisma jäänud energia välja ja siis pärast teed sellist, ütleme, ma ei pealt näitama, aga niisugust draakoniääd. Inimene on täpselt nii noor, kui noor on tema selgroog või liikuv on tema selgroog ja nii edasi. Huvitav, aga võt, ennem kui me kokku saime, siis me kallistasime ja väga hea energia oli ja siis see kuidagi mõmisesid, mis oli hästi mõnus. Mis see oli? No see ongi see sisemine vibratsioon, mis nagu põriseb vastu. No mehed saavad seda vist paremini teha, et mina niisugust mõminat ei saa näha. Jah, nagu ma vaba mees olen, oled kuulnud, et kui mees räägib heleda kileda häälega, et öeldakse, et nagu munad maha võetud. Seal on otsene seos. Nii et nii mehed kui naised saavad oma häält treenida. Kuu ajaga sa võid selle hääle vibratsiooniga oma kõikide organite elu oluliselt paremasse seisu panna. Milliste vaimsete praktikatega siis nüüd oled kokku puutunud? Et ma olen isiklikult sind kohanud tantrafestivalil kunagi ammu, olen lugenud sellest, et sa olid kuskil pimedas ruumis, aeg-ajalt siis sa teed põnevaid harjutusi. Millega sa tegeled ja millega sa oled kokku puutunud? Mis sulle nagu külge on jäänud? Kõige rohkem on mulle külge jäänud ehk taoismist päritud praktikad. Olen elus sattunud kokku sellise suurkujuga nagu Mantak Chia. Tunnen teda isiklikult väga hästi. Olen 4-5 aastat käinud tema juures Tao Gardenis. Olen igasuguste joogameeste ja mediteerijatega kokku puutunud, seminare läbi käinud ja ütleme mingi hetk huvitas mind astroloogia hästi palju, nii lääne astroloogia kui ida astroloogia, surma ja sinni, energia küsimused ja palju huvitavat ja põnevat on olnud. Et kui keegi on küsinud, et mida sa teed või mida sa õpid või kuhu sa tahad jõuda, siis ma olen nagu kokkuvõtteks öelnud, et lihtsalt inimene on üks antenn siin looduses ja ma tahaks olla võimalikult puhas antenn, võimalikult puhtalt vibreerida, et vajalikud asjad, vajalik informatsioon, mida on siin hästi-hästi palju,
jääks mulle külge ja see, mis mulle ei kuulu, see läheks minust kaugele ja mööda ja läbi, et ma neid ligi ei tõmbaks. Mulle meeldib sinu puhul see, et sa oled integreerinud tegelikult 2 maailma. Et materiaalne maailm, mida sa juba varem üles ehitasid ja siis nüüd sellised enda seest sügavalt asjade välja toomine, pinnale toomine. Eks ju, et see vaimne mõõde on sul juures. Kas sa ise ka näed seda sellisena või? Mul on kogu aeg see olnud, et kui vaadata minu astroloogiatki, minu lääne astroloogia mõttes minu 5. maja, siis on mul planeete täis, järelikult loomine, lapsed, armastus, asjad, millega ma tegelen, elavad suure tõenäosusega kauem kui mina, oluliselt järelikult teen neid nagu natuke teiste jaoks. Kus sa oled? Ma olen iseenesest hambur ja Pühli aastal sündinud, niisugune paras pusija. Üks duaalsus on materiaalsus ja vaimsus, aga teine naiselikkus, mehelikkus. Mis rolli sa näed mehelikkusel ja naiselikkusel? Kuidas sa vaatad sellele teemale? Ütleme jälle seesama idamaine filosoofia, Jan ja Ing, eks meil kõigil on nii naiselik kui meespool ja oma sisemine tasakaal ja ütleme, mina pooldan põhimõtet, et nii nagu üleval, nii all, nii sees kui väljas, igal pool peab olema tasakaal. Aga mis see mehe ülesanne nagu all või mis see mehelikkus on? Mehe ülesanne on realiseerida paljusid asju siin materiaalses maailmas läbi naiseliku energia, ehk ühesõnaga olla kuningas, aga kuningas saad sa olla kuningana kõrval. Prantslastel on hea ütlemine, et kui sa mehe käitumisest aru ei saa, siis otsi naist. Naiste pärast on ju põhja läinud ju terved riigid ja raudlaevad. Kui sa mõtled toidu peale, et kus kohas see tuleb, et kas see loom on nüüd piinatud olnud või mitte, milline on sinu jalajälg, kuidas sa nagu vett kasutad, kas need on nagu sinu jaoks ka üldse teemad? On ju erinevaid ütlemisi, üks ju ütleb, et sääsekene, mine nüüd ära, et ära nüüd, sa oled ju minu sõber, teine lööb maha, et aitan sind evolutsiooniredelil kiiremini edasi minna. No aga äkki tal oleks vaja kiiremini edasi liikuda oma evolutsiooniredelil. Ma saan aru, et taimetoit on sinu jaoks ka oluline. Jah, ma söön taimetoitu ja sellepärast, et iseenda organismi mitte koormata ülearvuste asjadega. Sul oli üks mõte, et väike söögiretsept. Ütleme, et niisugune mõte oli kiiresti ja hästi lihtsalt tehtav on üks peedikotlett koos salatiga. Läheme meisterdame selle kotleti valmis ja sööme ise ära ka. Urmasega jõudsime nüüd Püree restorani. Kuidas sa selle peedikotletini üldse jõudsid? Aga ma olen kindlasti selline kiire ja ringisibliv inimene, sest mul ei ole aega pikalt siin praadida ja varitada. Täitsa korraliku kotleti maitsega, nagu me oleme kõik harjunud vanama juures saame. No väga maitsvalt lõhnab selline, mis sul siin kausises on? Siin on punane peet, suvikõrvits ja sibul ja see on natukene ette praetud, et meil kiiremini läheks umbes 15 minutit ahjus, oliivõli peale ja nüüd on ta kenasti valmis, et panna täiendavad ained juurde ja teha tast maitsev kotlett. Nii, aga paneme siia siis midagi juurde, kuidas see kotlett saab? Paneme siia juurde tatrajahu ja maisijahu ja piisavalt pipart ja paneme seda pisut rohkem, kuna ma ütlesin, et siia jätsime munad juustud välja, et vähe niisugune tumisem tuleks. Täna sa oled minu õpetaja siis? Jah. Jätan selle meelde ja siis teen kodus ka uuesti. See on hästi ilus mõte, et see, mis ma söön, et see siis tooks mulle tervist ja annaks maale ka tagasi. Ja, tervist ja valgust ja tänad kõike maad ja taevast ja päikest. Et söögipalve lugemine, see on nagu hästi mõnus, soovitan kõigile ka, et me teeb selle söögile hoopis teise maitse ja hakkad selle söögi peale ka hoopis teistmoodi mõtlema. Ma aitan sind näiteks porgandite jah, siia kõrvale tuleb siis värske salat. Peedikotleti kõrvale tuleb värske salat. Mina olen ise niisugune õlisööja, et mina panen veel alati õli ka veel täiendavalt juurde. Paneme natuke tüümeni siia juurde. Čiks. Nii. Millised ürdid sulle muidu üldse meeldivad? On sul mingi oma lemmikürt, millega sul meeldib kokata? Roosmariini näiteks. Varemalt ma sõin kalatoitu, siis mulle meeldis sinna peale panna näiteks niisuguseid asju. Käed ka siia sisse natukene. Ta võiks nagu välja paista veits nagu hakklihalik isegi, kes ei tea. Ega isegi ma arvan, et mõni võib-olla sööb ära ja mõtleb, et ongi mingisugune hästi tehtud lihaasi. No ilmselt sinu kotletid on nii maitsvad, et keegi ei saagi aru.
On sul mingid oma põhimõtted, et milliseid koostisosi sa kindlasti ei kasuta või mida sa kindlasti kasutad? Ma olen sattunud taoismi teed käima ja seal on kõik need samad asjad on küll olemas, kuid on mõningaid põhitõed, mida toitumise juures ei tohi ära unustada. Esimene on see, et toitu tuleb juua ja jooki tuleb süüa. Ja. Ehk sa mälud nii palju, võtad igemete kaudu sülge juurde, kuni see muutub sul veeks ja siis neelad alla. Ja samamoodi, kui sa võtad joogi, siis sa samamoodi segad selle süljega läbi ja siis neelad alla, mitte lihtsalt niisama kull. Et see on esimene põhimõte. Teine võib-olla on see, et söö täpselt nii palju, kui pihku mahub, mitte rohkem. Mälu see kõigepealt hästi ära, söö mitte rohkem, kui pihku mahub ja ära aja asju segi. Ma tahan seda veel nüüd maitsta. Sa ise maitsesid, jäid rahule? Ei maitsenud, aga jäin rahule. Nii. Tulid natukene suured, niisugused mehised kotletid tulid. Ma ütleks, et neid võib süüa niisama ka. Kas sa kujutad ette, kui sa paneksid mingisugused krõbedad helbed näiteks ürtidega ja siis nende sees rulliksid? Ma tean, on toortoidusööjad ja. Aga hiinlased ikkagi kuumutavad sööki päris hästi, et meil oleme nagu kergem vastu võtta. Kas see võib olla siis seotud ka selle tuleenergia, nende laadimistega? No ka see mängib oma rolli, jah. Aga Urmas, millise toidu söömise puhul sa ennast kõige kergemini tunned, mis annab sulle kõige rohkem energiat, et sa saad oma päevatoiminguid teha? Üldiselt kui kõhtu täis ei söö, ma armastan süüa hommikul avokaadot ja tatlit. See on tatlit, kuna ma kiirust ka tihti peale, siis võtad nagu tass niisugust vürtsikat teed. Teadupärast peduiinid 2 korralikku tatlit söövad ära päevas ja elavad sellega pool aastat seal kuskil kõrbes. Hiina kultuuris jälle see on taoistidelt tulnud teadmine, et lillade asjad on väga ravivad asjad. Alates redisest, seesama punane kapsas või see lilla kapsas, lilla kartul ja nii edasi, need on lilla porgand. Ja, need on praktiliselt iga ühe juurde räägitakse niisugused imelugusid selle sama kapsa dieediga või selle kapsa söömise mingi kuuriga võid endal vabalt päris rasked haigused välja ravida ja nii edasi. See lilla värv ja lillad asjad pidid sisaldama antotsianiini, nii mina õppisin kunagi, mis on hästi tugev antioksident. Jah, täpselt nii ongi, jah. Mul valmib siin üks salat siis siia kotlettide kõrvale. Kas sul on lemmiksöök ka, et mida sa ootad, et saaks teha aeg-ajalt? Sügisel on seened päris mõnusad näiteks praegusel hetkel. Seenekaste, seene, mingid ja kishid. jälle ma armastan võib-olla liiga palju siin toonitada neid, sest kõik meie organid on seotud nii ööpäevaringselt teatud kellaaegadega kui ka aastaringselt. Kui maksaga on vaja tegeleda, siis on kevadine paastuaeg, kevadised puhastusajad, selleri, mahlaid ja kõik muud asjad. Septembrikuu tuleb õunu näost sisse ajada niimoodi, et ütleme terveks aastaks jätkub ja neerusid puhastad just arbuusiga ja need on august-september ja mitte mingil juhul jaanuarikuu siis mingit hoitud arbuusi endale süüa, et see oleks kuidagi tervislik, vastupidi. Pane sa siit seda. Kuule, väga hea, väike plaks ka või? Tegid kõik kapsa ära, ma võtan siit. Ei teinud, jah? Tegelikult mul on siuke komme, et jälle ma võtan mugasleib. Et ma tahan seda kapsast eraldi nautida. Näiteks. Et kui sa süüa teed, siis sa juba... Nagu sa ütlesid, siin on üks parimaid antioksidente on see kapsas. Ohoo, näe, vaata, nüüd ma saan ka mätseldada. Väga kihvt oli sinuga süüa teha. Siuke mõnus kodune segadus. Mulle meeldib. Siin on sama peegel, nagu öeldakse. Nii, mis sa tunned? Krõbe, seest natuke magus. Tunnen tüümeni ja sibulat. Mulle isegi meeldib, et see väike krõbeduse koht jäi ka sinna sisse. Väga huvitav mõte oli panna siia maisijahu, mis nagu annab need sellised kergelt krõbedad tükid siia sisse. Mina panen õli peale.
mina panen seda õliaugutust lausa igale poole. Nüüd tuli nii välja, et sa panid endale selle väikse pisikese kotleti praadisid, aga said kõige suurema. on jah. Vaat elus on vahest niimoodi. Kõige lihtsam niisugune tänusõnad või palvesõnad. Maa on seda meile andnud, päike seda valmistanud. Kallis päike, kallis maa, täname teid lõpmata. Head isu. Head isu, väga ilus. Urmas, aitäh sulle selle toreda retsepti eest. Ei ole liiga palju häid kotlette, taimseid kotlette. Neid tuleb järjest juurde, aga see, mis nüüd Urmas meile pakkus, on kindlasti proovimist väärt. Meie siit Helistuudiost Metsatööluga täna lõpetame. Eesti parimaid vegan-tooteid saate valida, kui lähete Ela hästi Facebooki lehele. Minu poolt kõike head, ela hästi! Ela hästi ja kohtume 4. novembril taimetoidu messil Raisk.